Tere jälle kõikidele headele Kohala TV jälgijatele. Täna on uus, värske, vägev episood jälle teie ees. Mida siis tänases osas näha saab, kohe saate teada. Olen täna Keilas, siinsamas keskpargis. Mõtlesin näidata ja rääkida teile nagu näiteks keskpargist. Keskpark on park Keila linnas Paldiski maantee, Haapsalu maantee ja Jaama tänava vahelises kolmnurgas. Ala on 3,6 hektari suurune ning see on üks 3 Keila suuremast pargist. Park on rajatud hävitatud Keila kalmistu kohale. Nõukogude ajal kandis park Alice Tisleri nime ja seal asus tema monument. Kuigi Keila lahing, kus ta langes, leidis aset mujal. Park kui endine kalmistu on kultuurimälestis ja võeti muinsuskaitse alla 29. juulil 2006 kultuuriministri käskkirjaga. Samuti on muinsuskaitse all pargi lääneosas asuv teises maailmasõjas hukkunute ühishaud. Kuna Keila Mihkli kirikuaia kalmistu jäi 19. sajandi algul kitsaks, rajati 1823. aastal Haapsalu ja Paldiski maantee vahel paiknenud mõisa Põllumaale uus surnuaed, mida 1849. ja 1872. aastatel veel laiendati. Teises maailmasõjas hukkunute mälestuskivi kohal asus omal ajal kirikumehe rehielamu ning tema paekivist kartulikeldri asukohta meenutab tänini kiviküngas mälestuskivist põhja pool. Mälestuskivi ja keskväljaku vahele jääv ala oli kirikumehe põllu ja aiamaa. Praegu on seal kastani allee. Keskväljaku ääres asus veel kaupmees Nahki Kanga ja õmblustarvete kauplus ning väike saun. Kalmistut piiras maakividest ja paest lautud madal kiviaed. Teed olid kitsad, kuna hauad asetsesid tihedalt. Haapsalu maanteeäärne tee kulges vanasti kitsa ribana kiviaia kõrval. Praegune pargitee asub haudadel. Varem pööras vaikne tänav enne surnuaeda vasakule. Paldiski maanteeni kulges sealt kitsas vankritee. Keila kirikumõisale kuulunud surnuaed riigistati 1919. aastal ning tagastati EELK Keila kogudusele 20. oktoobril 1934. 1959. aastal paigaldati esiküljega keskväljaku poole 1918. aasta lahingu monument, millel oli kujutatud lahingustseeni. Saaremaa Dolomiidist samba skulptor Robert Rannast ja arhitekt Arnold Alas. 23. veebruaril 1988 aastal püstitati uus mälestuskivi Keila lahingus langenute ühishauale. 14. juulil 1991 paigutas Keila muinsuskaitse selts surnuaia jaamapoolsele künkale kivist rõngas risti kõigi sinna maetute mälestuseks. 5. septembril 2005 avati teises maailmasõjas hukkunute mälestuskivi, millel on sõduri kiivri kujutis ning lihtne tekst. Nad langesid teises maailmasõjas. Park läbis põhjaliku uuenduskuuri 2020. aastal, ehitati purskkaev ja paviljon, paigaldati uued pingid ja teabetahvlid ning ehitati uued teed, mille äärde istutati lilled. Keskpark on kujundatud linnakodanikele mõnusaks ajaviitekohaks ning linnaürituste korraldamiseks. Keila park on hea näide kvaliteetsest haljastusest. Tegelikult koosneb see mitmest erinevast tsoonist. Pargis on võimalik jalutada ka koos lastega, kuid paraku puuduvad mänguväljakud. Keila keskpargis asub ka päikesekell. Päikesekell ehk päevakell ehk gnoomon on kell, millega mõõdetakse aega päikese järgi. Päikesekell näitab päikese aega, mis vastab sellele kohale, kus kell asub tõelisel päikese ajal. Päikesekell koosneb horisontaalsest, vahel ka vertikaalsest numbrilauast ja sellele päikesevarju heitvast poolusele suunatud vardast või kiilust. Päikesekell on kell, mis mõõdab aega päikese näiva asukoha järgi taevas, näidates päikeseaega selles asukohas, kuhu ta on paigaldatud. Päikesekella tööpõhimõte on tegelikult väga lihtne. Päikese näiva asukoha muutus taevasfääril on tingitud maakera pöörlemisest ümber oma telje ning võimaldab seeläbi varju tekitava elemendi abil määrata täpset päikeseaega. Päikesekellasid on mitmeid eri tüüpe, millest levinumad on ekvatoriaalsed, horisontaalsed ja vertikaalsed päikesekellad. Samas on ka taimede kohta üht-teist kirjeldatud, mis taimi siin võib olla. Üks on näiteks nimega hall käpp, väga ilus taim. Eestis leidub 2 käpa perekonnaliiki ja 1 alamliik. Need on hall käpp, jumalakäpp ja lõuna jumalakäpp. Ja kui me siit sellest eelmisest edasi liigume, siin samas kohe kõnnitee ääres on siuke taim kärbes õis. Taimega on täpsemalt tegu. Kasvab Eestis väga erinevates kohtades, alates kuivadest, loopealsetest, kuni rannaniitude ja soodeni.
Keila ümbruses võib teda kohata Niitvälja soos. Tavaline kõrgus 15–40 cm, õisi 3–11, õite suurus 13–20 mm. Kohe siin kõrval järgmine taim, lill, pesajuured. Kui vanasti oli Eestis ja Euroopas pesajuure perekonnas vaid üks liik, pruunikas pesajuur, siis uuemate geneetiliste uuringute abil on kunagised käopõlle perekonna esindajad suur käopõll ja väike käopõll. Samuti pesajuurte perekonna alla tõstetud. Kui nüüd siit natukene edasi liikusin, järgmine on neiuvaibad. Neiuvaipade perekonnas esineb Eestis 3 liiki: sooneiuvaip, laialeheline neiuvaip ja tumepunane neiuvaip ning üks alamliik, väikeseleheline neiuvaip. Kõik neiuvaibad kuuluvad LK 3. kategooria liikide alla. Need on siuksed mõned taimed siin, millest ma teile rääkisin, kuid neid on veel väga palju siin. Kui tahate rohkem lugeda ja vaadata, siis tulge ise vaatama. Ja siinsamas on täiesti olemas ka ilus varjualune või paviljon või kuidas keegi seda nimetab. Selline ta siis on. Kui on kuum päikseline päev, saab võtta ühe õlle jala peale, toetada selja vastu selja tuge siia, vaadata mööduvaid inimesi, nautida õlut. Ja kui te nüüd hästi näete, siis seal lae all on pistikupesa. Kui juhtub, et aku saab tühjaks, siis saab telefoni laadima panna. Kui te siin pargis olete juba mõnda aega näiteks jalutanud ja peaks juhuslikult tulema peale kusehäda, siis ärge muretsege, selle peale on siin mõeldud. Siin on olemas ka peldik, selline see peldik on. WC on avatud 8:00 kuni 20:00 ja siin on loomulikult siukene kaardisüsteem olemas. Viipate või topite kaardi sisse, et saate minna peldikusse number 1 või peldikusse number 2. Ja kui teil ikkagi kaardi peal nii palju raha ei ole, siis tulge, ma näitan teile. Saate ka minna näiteks siis viimases hädas saab ka siia peldiku taha sitale. Siia saate ilusasti tulla, teha oma häda ära siin. Näete, siin on juba käidud isegi sital. Prahti ei pea maha viskama, prügikastid, kõik on täiesti olemas. Nüüd olemegi jõudnud Keila keskpargi päikesekella juurde. Numbrid on ilusti peal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siia on ilusti ka ära märgitud ilmakaared. Mida see Keila pargi päikesekell siis teeb? Näitab vööndiaega. Suvel tuleb siis näidule lisada liita 1 tund. Kella keskel asub tuulte kodar, mis näitab siis ilmakaari. Päikesekella eripäraks on püstine osuti, mida asendab seisev inimene. Õige kellaaja määramiseks seisa aastaaegade skaalal õigele kuupäevale nii, et põhja-lõuna siht jookseb jalgade vahelt läbi. Seda motot on iidsetest aegadest peale kasutatud päikesekelladel. Päikesekella peetakse kõige vanemaks aja määramise vahendiks ja astronoomia instrumendiks. Päikesekell koosneb numbrilauast ja päikesevalguse varju heitvast kaldu asetatud liikumatust vardast, mille vari liigub päeva jooksul üle numbrilaua. Kellaaega loetakse numbrilauale langeva varju järgi. Keila päikesekell on Analemma tüüpi E-inimpäikesekell, mis näitab aega kella alusel seisva inimese siis varju abil. Seisa päikesekella keskel kuupäevade joonel ja aseta kannad õige kuupäevaga kohakuti. Pööra selg päikese poole ja vaata oma varju suunas. Varju pikendamiseks aseta sirged käed pea kohal kokku. Sinu vari on osutiks ja näitab numbrilaual kellaaega. Plaadile märgitud kuupäevade joon on põhja- ja lõunasuunaline. Et kui siia satute, siis visake ka kindlasti sellele päikesekellale pilk peale. Olemegi lõpuks siis jõudnud siia Keila keskpargi purskkaevu juurde. Selline ta siis on. Purskkaevu ümber on siin ilusasti ka pingid, kus saate ilusa ilmaga istuda. Selline see purskkaev siis ongi. Üsna pea pannakse veevärk ka sisse, siis saame näha seda juba tema täies hiilguses. Pinkide taga on ka põõsad, peenrad.
No kui juba siin oleme, siis kindlasti peaks lugema kokku ka need pingil olevad seljatoed. Palju siin on siis neid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18. Siin samas on ka ilus sihukene allee täpselt purskkaevu juures, kus saate jalutada ja sinna taha jääbki purskkaev. Ongi jälle tänane osa siis ühel pool. Nagu alati tuletan teile meelde, jagage minuga oma ägedaid ideid ja mõtteid, millest ma võiksin järgnevaid saateid teha. Ja loomulikult kindlasti tellige ka õnnitlus- ja tervitusvideoid. Ega ei ole midagi muud, kui näeme järgmises osas.